Mul on hea meel, et Tööandjate Keskliit on võtnud fookusesse hariduse kvaliteedi teema ja on teinud seda järjekindlalt. Ja selle üheks väljundiks on see, et hariduses väärtustada praktikale orienteeritust. Praktika on väga oluline osa erialasest väljaõppest ja me soovime, et võimalikult paljud noored selle mõttega omaks võtaksid. Praktika käigus proovib noor inimene koolis õpetatu paikapidavust ja omandab ka päris uusi oskusi. Olgem ausad, ega ikka kõik koolis õpetata ka. Ma julgen öelda, et oma viimase 10 aastaga on see pilt oluliselt muutunud. Tööandjad ise hindavad praktikat ja see koostöö koolidega praktika korralduses on läinud oluliselt paremaks. Kõrghariduse kategooria parim praktikant on Lauri Jõeäär. Valvasin siis rohelist piiri, maismaa piiri Eesti ja Venemaa vahel. Kuna isiklikult ma töötan politseis ja ma seda piirivalve poolt nii palju võib-olla ei teadnud, et ma nägin ära siis kogu selle immigrandi menetluse, et ma sain ka oma maailmavaadet palju laiemaks politseis siseselt, et kuidas see kõik toimub, mis nendega tehakse täpselt samm-sammult ja mis on nende lõpp saatus siis. Parim praktikant töökohapõhises õppes on Kelly Vokk. Minu igapäevatööks oli teenindada kliente, aidata neil siis läbi mõelda enda projektid, mis nad kodus teha tahavad ja tellida ka kaupa ja selle juures ka see vastu võtta. Klienditeenindus tegelikult võib näida üsna selline kerge töö, kuid sa pead ennast ikkagi väga palju kontrollima ja väga rahulikuks jääma see juures. Et sa ei saa lihtsalt olla seal minna ja öelda, et ma nüüd teen selle ära, et see ikkagi nõuab sult natukene rohkem. Parim praktikant kutsehariduse koolipõhises õppes on Александр Петров. На практику ты набираешься трудовым опытом, знанием, где они тебе в дальнейшем помогут. И чтобы стать лучшим практикантом, нужно показать себя, заявить, спрашивать, интересоваться многим, всем, брать дополнительные материалы, и тогда все получится. Ettevõtete esitatud ankeetidest paistis hästi välja, et jutt, mida me oleme viimasel mõnel aastal ajalehtedest palju lugenud tänapäeva noortest kui lumehelbekest, et see on üks uus versioon vanast muinasjutust, kuidas vanasti oli rohi rohelisem. Suur tänu teile, nominendid, kõik praktikandid, juhendajad ja õpetajad. Aitäh, et te olete seda tööd hästi teinud, aitäh, et olete eeskujuks.